väike Teet on sündinud seal Võrumaal ja üsna mitteteadlikuna 3,5 aastat olin Võrus, aga siis pärast isa lahkumist siit ilmast asusin elama Metsavahi tallu metsade keskel, kus merest ei olnud muud teada, kui maja kõrval oli selline väikemehe silmade järgi meri, aga tegelikult oli selline paarisaja meetri läbimõõduga väike järveke. Ja üks väikemehel oli unistus merele saada, aga kuidagi meremeest must sõna otses mõttes ei saanud, et kujunes vähegi teistmoodi siin, kes Tallinna ametisse koju tuldud, siis mõtlesin, et ei hakka tegelema enam kunagi avaliku sektori ja inimestega, et hakkan puhkama, aga siis osutus see, et puhkamine on üks veel kõige raskem amet. Elu on ikkagi järvega olnud seotud ikkagi üsna pikka aega. Et ehk ta ole selline värav, need võimalused, mis meil selle suure järvega on, et need on ju, ütleme niimoodi, et 90% ulatuses kasutamata täiesti. Suured laevad pööravadki aeglaselt ja see harjumuse muudatus, ma arvan, et see on võib-olla mingisuguse mõnede aastate, et mitte öelda mõne 10 aasta kogemus, aga seal sadamal tulevikku näen ma kindlasti. Üks asi on, mida toetab nagu teooria, et tee ühte asja ja tee hästi. Aga kui on võimalus teha ka mitut asja, siis sõltub sellest tegijast. Tähendab, saab teha ka päris mitut asja ja päris hästi. Aeg annab arutust, et võib-olla siis mitut asja tehes pöördub fookus siis mingi kindla asja suunas ja saab seda rohkem teha, aga mina julgen väita, et küll see puhkemajandus siin Peipsi peal igal juhul hoogu võtab.